Eramu turvakaamera näitab ära, kuidas meeste rahvas põlvili maas maja kõrval midagi teeb. Loetud minutite pärast lahvatab hoone põlema. Tegemist oli juba teise korraga lühikese aja jooksul, kui keegi hoone süütas. Tegemist on ehitusjärgus majaga. Hoone omanik tekstiilidisainer Eve Roosna ja tema laps hetkel selles majas ei olnud. Küll on aga ta kõvasti vaeva näinud selle sündmuse selgeks tegemisel. Otse loomulikult on sellest tehtud ka politseile avaldused. Ta ise leiab, et probleemiks sai naabrite vaheline suhtlus. Kuna Eve aja ja võimaluste puudumisel ei osalenud kogukonna poolt korraldatud üritustel, teiseks probleemiks sai 2 krundi vahele aia ehitamine. Edasi hakkas toimuma vaikne, kuid kindel terroriseerimine naabrite poolt. Seda hoonet me teile näidata ei saa, oleme kokku leppinud, et ei tee seda turvalisuse huvides. Saan öelda vaid nii palju, et see eramu asub Viimsi valla territooriumil. 3-4 aasta jooksul oli siis kuni 10 väärtegu, sest 2025 on neid juba juurde lisandunud. Nendest väärtegudest on kõigist ka teada? Kõik on politseis registreeritud. Kõik on politseis kenasti registreeritud. Aga jällegi, et kuna tegu on äärmiselt seaduse teadlike inimestega, sellepärast inimene, kes siis üks minu naabritest on siis PPA-s, töötabki just seaduse loome kuriteo ennetuse nagu alal, ehk siis eks ta teab seda köögi poolt päris hästi ja ta tegelikult on ka mind ähvardanud sellega, ta ütles, et ma tunnen väga hästi seaduseid ja me teeme sul elu siin keeruliseks. Aga siis ju tegelikult hakkasid need süütamised või süütamine? Pealt tuli tapmisähvardus. Nii lausa? Muidugi, 2023 ma sain aru, et ma ei jõua seda lund seal rookida, ma ostsin omale ATV ja kui ma olin omal selle kinnistu sissesõidutee siis kõik puhtaks nagu koristanud, siis ma näen oma naabrimeest, kes loobib ikkagi minu kinnistule värskelt puhastatud kinnistule lund nagu. Nii, ja siis ma nagu lähen tema juurde, ütlen, et ma olen just selle puhastanud, et palun ära tee seda ja siis ta hakkas mulle pakkuma, et hakkab seda suurt mingit lumehange mulle sinna sissesõidu tee ette tekitama, millega ma ütlesin, et ma ei ole sellega nõus, sellepärast, et siin on sissekeere nii nagu kitsas, et ma ei keera siit sisse, et see ei sobi mulle. Ja siis ta tegelikult tuli mulle kallale, ta tuli selle, mis on see mõõgasammuga, sa hüppad nagu ligi ja siis ta lihtsalt peksis mind lumelabidaga vastu pead, see oli mingi, ma arvan, kuni 20 korda ja ma kukkusin pikali, aga mind päästis, mul oli peas ATV see kiiver. Et mul nagu luumurde ei tekkinud. Aga see on ka kuidagi tõestatud, sellest on ka politseile teada olnud? See vahejuhtum jäi sõna vastu ja toimik Eve teada suleti. Kui suurt kahju see tulekahju tol ajal tegi, kui palju või kuidas? Hinna pakkumine taastamiseks tuli 580 000 eurot. 580 000? 508, see on ökomaja, ma olen selle alla kõik oma hingeelu ja elutöö pannud, et seda ise teha. Selle juhtumi pealt väidetavalt kriminaalasja ei algatatud. Eve ei jätnud jonni ja alustas maja taastamist uuesti. Protokolli jäi kirja õhksoojuspumba rikke, kuigi sõltumatu ekspert kinnitas süütamist. 14.03 põhimõtteliselt, kui kõik oli jälle taastatud enne seda päeva, siis... See oli eelmisel aastal? See oli eelmisel aastal. Seekord ta võttis strateegia, kuidas ta siis roomas mööda vastas olevate naabri krundi, minu krundini, käpuli tulles, siis süütas mõlemat maja nurka, et kahju oleks võimalikult suur, et ta läheks ära küünlana 2 maja külge, 20 minutit ta nägi vaeva seal, et see tuli alla saada, sest väljas oli niiske ilm nagu tänagi ja see tuli tal kohe seal ei õnnestunud ja siis ta nägi sellega kurja vaeva. Aga sellel tulekahjul õnneks saadi jaole? Mina sain sellele jaole, et ma tegelikult täna ma enam ei julge niimoodi minna, et ma jooksin lihtsalt kodu poole, et võtsin WC-st nagu ämbri veega ja ma hakkasin ise seda kustutama. Et ma olin tegelikult nii suures šokiseisundis, et ma ei suutnud isegi politseid välja kutsuda. Aga see polnud veel kõik. Emadepäeval 11. mai 2024 oli taas tulekahju. Ja siis emadepäeval me ehitasime terve päev aeda, mul oli lapsekene oli ka koos seal õhtul ja siis ta ütles, et emme, et sa oled terve päev lihtsalt siin ehitanud, et lähme sööme jäätist nagu. Ja siis nii kaua, kui ma jõudsime Olerexi poole, nii kaua juba see maja plahvatas. Jälle?
ja siis seekord oli see maja nagu leekides 2 minutiga kõik terve maja külg. Kahju kõigist nende süütamistest kokku on 1 000 000 euro juures. Kas siis nende juhtumite osas on ka mingi uurimine käimas? Mõlema juhtumi osas on alustatud kriminaalmenetlust ja mõlemad menetlused on käesoleval hetkel aktiivsed ja käimas ning ühe juhtumi osas on ka siis esitatud kahtlustatavale kahtlustus. Kuid uurimine ei ole sellega veel lõppenud, hetkel kogutakse täiendavad tõendeid just nimelt selleks, et nii-öelda materjali üle anda prokuratuurile, et prokuratuur saaks esitada isikule süüdistuse. Küll aga süüdistuse esitamine peab olema põhjendatud ja selleks veel praegus olev menetlus käib ja kogume jätkuvalt tõendeid. Kas saab praeguses hetkes ikkagi möönata, et tegemist oli süütamisega, mitte lihtsalt tekkinud tulega? Käesoleval hetkel on alustada arvata, et tuli nii-öelda ei süttinud ise, küll aga juriidilises kontekstis ei saa me öelda, kas tegu on süütamisega mitte. Käesoleval hetkel nii-öelda menetlus on käimas ja kvalifikatsioon võib veel ajas muutuda. Kas isik, keda te praegu kahtlustate, on oma ütlused andnud teie uurijatele või olete temaga nagu ise rääkinud, et mis meelt tema selle kahtlustuse koha pealt? Ühes kriminaalmenetluses on nii-öelda kahtlustatavale kahtlustus esitatud, ta on andnud omapoolse versiooni. On ta midagi möönud, et selline asi võis juhtuda? Kuna menetlus on käimas, ma kahjuks hetkel nii-öelda neid ütlusi väljapoole jagada ei saa. See isik, keda kahtlustatakse ühes süütamises, on mulle teada. Ma olen temaga suhelnud ja pakkunud talle ka võimaluse selgitada, miks need asjaolud sellised on. Isik on tagasihoidlikult keeldunud.